see anonüümsuse koht, tulen tagasi sinna. Millest anonüümsus sõltub? Anonüümsus sõltub sellest, et mis te teete, olete nõus? Näide, mida ma kasutan üsna tihti ja peaaegu alati, mõnikord ei kasuta ka, on see, et Viru keskus, me kõik kujutame ette Viru keskust, kus on palju inimesi sigib edasi-tagasi. See on niisugune tore koht, kuhu ma võin sisse astuda, astun uksest sisse, kõnnin sealt, näiteks seekord ma tulen sealt vana kaubamaja poolt, astun sisse, kõnnin sealt ilumaailmast läbi, lähen sealt teiselt poolt välja sinna kinode poole. Olen läbinud selle keskuse, seal ma ilmselt olen potentsiaalselt olnud umbes mõnesaja inimese silme all korra hetkeks. Ja kui te läheksite sinna kaubamaja tagasi ja üritaksite selgeks teha, kas siuke tüüp käis siin. No mu nime keegi ei tea, ma olen niivõrd tundmatu nägu. Aga et te võite küsida, et kas Kalev Vihl oli siin või olnud, kas tegi midagi siin või ei teinud. Ja üldiselt te saaksite teada, et ega keegi ei tea. Usute, et keegi ei tea, et ma seal käisin. No võib-olla kui te lähete hästi kohe, siis keegi mäletab, aga kui te lähete, ma ei tea, pool tundi hiljem keegi ei mäleta. Erinevalt nüüd sellest juhtumist, kui ma teeksin sama liigutuse, ma lähen ilumaailmast sisse, siis ma lähen sinna keskele, selle keskele on kohvikud, ärgid, siis ma selle kohviku laua peale kuhjan sellise hunniku salvrätikuid, pistan põlema ja lähen siis uksest välja. No salvrätikud lihtsalt põlevad natuke, põlevad ära ja siis ma lähen uksest välja. Loodetavasti keegi mind kinni püüa, aga ideeliselt ma lihtsalt põletasin hulga taskurätikud ära seal. Ja isegi sellise tegevuse peale, et kui paljud teist usuvad, et mõne aja pärast ei teataks, et Kalev Vihl käis seal. Mis te arvate? Võib juhtuda paar inimest, kes panid tähele. Ta on paar tuttavat. See Kalev Vihl oli vaadata. No kui ma selle laua peale ikkagi põlema panen selle asja, et mis siis juhtub? Nii? No paneme see, olgu, teile tundub see liiga väike tegevus. Ma panin selle laua põlema. Ei ole midagi, ma läksin uksest välja. Aga õhtulehte ikkagi. Kohvikus ka võib-olla mõni paneb uudise. Kellegi tunnistuse kirjelse alusel joonistatakse piltideks fotorobot ja siis avaldatakse see ajalehe ja siis saadakse teha, keegi ütleb. See on Kalev Vihl. Püüksin kõik mõni muu videopoiss-potsiga. Ja ei, enamasti Viru keskuses vist võetakse videokaamera pealt pilt või midagi sükust on ju. Et see ei oleks nii keeruks. Aga seda videokaamera pilti ei otsiks mitte keegi, kui me oleks seda põlema pannud. Usute? Ja eeldame, et nad võtsid videosse seda, üldiselt võetakse seda värki seal videosse, seal on päris mitu kaamerat ma olen vaadanud. Et see, mis juhtub, on see, et ilmselt päeva lõpuks on selge, et niisugune tüüp oli seal, see pilt on olemas, kui tõesti keegi ei tunne nagu mind ära, siis pannakse see pilt kuskile avalikkusele välja, küsitakse, kes see on selline. Ja mõne aja pärast keegi ikka tunneb mind ära. Päris nagu mees metsast ei ole, keegi ikka teab mind. Aga see on siis see, mis juhtub, aga nende kahe toimingu vahe ei olnud ju selles, et keskkond oleks erinevalt. Eks? Keskkond oli täpselt samas, oli see Viru keskus, seal olid need kohvikud, need poed ja asjad. Need samad inimesed ka. Ja see vahe tekib sellest, kuidas ma käitun. Usute jälle sellesse, eks ole, et sellest käitumisest sõltub see. Nüüd edasi juhtub siis see, et kui me seda kõike nagu interneti peale üle kanname, siis seal juhtub samamoodi. Seal on samamoodi võimalik selgeks teha, kes mida tegi. Ja üsna tihti paremini kui päriselus. Päriselus see, et kogemata juhtub Viru keskuses on videokaamera, on selline väike nüanss. See, et internetiteenuse pakkuja jälgib seda, mis tema nagu teenusvõrgus toimub, see ei ole väike nüanss, see kogemata ei juhtu, see on kogu aeg niimoodi. Ehk siis, et internetis tegelikult jälgitavus on oluliselt suurem. Keskkond on oluliselt vähem anonüümne selles mõttes, et tegevusi taastada, mis toimus päeva, 2 või 3 eest, on oluliselt lihtsam. Palju täpsem. Ja kõik see, et kas te olete anonüümne seal või te ei ole anonüümne, sõltub sellest, mis te teete. Ja eelkõige sellest, mis teie laps teeb, kui me räägime laste turvalisust internetis. Ehk siis, et kui laps paneb endale nimeks seksisuksu, siis ta ei ole väga turvaliselt ennast kaitsnud. Ja kui laps ütleb, et ta on Malle, siis ta on suhteliselt okei. Kedagi nagu otseselt see Malle nimi ei järgita ega järgita millekski. Kui laps kirjutab, et see on üks väga vahva veebisait siin ja kõik on väga tore, või võib-olla ta teeb oma veebi näiteks ja kirjutab sinna veebi, et mina olengi Malle ja mina olen siuke Malle, kellele meeldivad
ma ei tea, kaunid hommikud ja koledad õhtud. Ja noh, mõnikord ma satun depressiooni ka ja siis ma tegin niisuguse toreda musta pildi siia ja ütlesin, et see must pilt on minu hingepeegeldus. Ja isegi kui ma kõike seda teen, siis selle peale noh, keegi väga ei tunne huvi, et Malle on tegelikult Jüri Raplamaalt, eks ole. Noh, see on see, mis tavaliselt juhtub. Kui ma nüüd kirjutaksin selle veebi peale, et ma ei tea, näiteks, et noh, neegrid tuleks kõik nagu ära põletada ja pilusilmad peaks panema kõik kuskile ookeani sügavustesse, sest õhku ei jätku, et hingata. No siis oleks suhteliselt suur tõenäosus, et sellise veebisaidi omanik mingil hetkel vaenu õhutamise eest kuskile nagu küsitluse alla võetakse ja siis ma võin kirjutada sinna küll Malle. Aga uskuge, et lõpuks see, keda siis küsitlema hakatakse, on Jüri Raplamalt. Mitte Mallet ei otsita, noh, keegi ei hakka Mallet otsima, see, mis te ütlete seal, et te olete Malle, ei loe nagu selle uurimisasutusele suhteliselt midagi. Uuritakse ikka seda, et kes on tegelikult see inimene, kes seda kirjutab. See ei ole ka alati nii väga keerukas. Seda selgeks teha, et kes seda siis jutustas või tegi. Me peame mõtlema kategooriates turvalisus versus ohutus, ehk siis, et turvaliseks teevad asja tehnilised vahendid, et meil on mingid vahendid, mis tekitavad meis nagu mõtte, et siis see koht, see keskkond on kuidagi turvalisem. Arvutit me teeme turvalisemaks, mingid veebe me teeme turvalisemaks mingisuguste vahendite läbi. Enamasti mitte selle ohutuse peale mõeldes. Et seal meil on just niisugused asjad, me paneme sinna tulemüürid, me paneme sinna viirustõrjed, ma ei tea, paneme sinna mingisugused keerulised paroolid selleks, et sinna sisse saada, kõik üks asju teeme. See kõik käib selle turvalisuse tekitamise alla, et siis meil on kuidagi turvalisus tekitatud läbi mingi vahendite. Ja ma ei ole kindel, et see tõlge hea on, aga eesti keeli te võite mind parandada alati. Teine pool on see, et me peaksime mõtlema, kuidas see oleks asi ohutu meie jaoks. Ja kuidas me saame käituda niimoodi, et see oleks ohutu. Noh, mõne inimese jaoks on suhteliselt ohutu elada esimesel korrusel Liivalaia tänava ääres. Ja teise inimese jaoks, kui te sõidate mööda Liivalaia tänavat, see ei tundu ohutu ja nad panevad trellid akna, et ehk nad tõstavad turvalisust läbi mingi vahendi. Olete tähele pannud, et see on juhtunud? Ja see on puhast tunnetuse küsimus, et kas ma tunnen, et see minu elupaik, see valik, see, mida ma ise endast kujutan, ehk see kui mul kodus ikka mitte midagi ei ole, siis ma tunnen, et noh, keegi tuleb seda aknast sisse, vaatab korra, et tühjus on, läheb minema. Aga kui mul kodu on täis tohutult kallist elektroonikat, siis ma mõtlen, et kui keegi vaatab aknast sisse, siis tal võib tekkida tunne, et tahaks saada seda, mis mul seal on. Ehk siis, et siis ma tõstan selle turvalisust, ehk siis käitumisest tulenevalt ma tekitan turvalisust erinevatel viisidel. Ja see, kuidas teie oma koduarvutit kaitsete, on tohutult palju erinev sellest, kuidas Hansapank näiteks Swedbank näiteks. Praegusel hetkel kaitseb näiteks oma servereid, eks ole. Ja sellepärast, et see huvi selle vastu, mis seal sees on suurem. Käitumise läbi me tekitame huvi enda vastu. See, kuidas meie käitume või oleme, see tekitab teistes huvi meie vastu. Ja see, kuidas teie laps on õpetatud käituma selles internetis, tekitab huvi tema vastu või ei tekita seda huvi. Ja kui olete tema õpetanud selliseks, et tema oskab seda huvi vältida, ebatervet huvi eelkõige, siis te peate sellesse turvalisusesse oluliselt vähem investeerima või mõtlema selle peale vähem, et kuidas tekitada igasugust barjääre, igasugust tõkkeid selle lapsega suhtlemisel. Kui te olete aga seda kehvasti teinud, ehk teie laps on tekitanud väga palju ebatervet huvi enda isiku vastu, siis ma julgeks küll peaaegu kindlalt väita, et enamus Eesti inimesi jääb hätta tema turvalisuse tagamisega. Ehk siis, et me ei ole tehniliselt nii targad, et seda teha. Kui on piisavalt huvi tekitatud ümbruses isiku vastu, siis see sihipärase teadliku ründe vastu tehnoloogilises maailmas eriti miski keski kaitstud ei ole. Taipate, et siin nagu meil tehnoloogiaga ei ole midagi teha, ainus, mida me saame teha, me saame last kasvatada, õpetada, et ohutult oleks vaja käituda. Kuidas me seda teeme? Eesti lapsevanem, nagu pärast mõningad uuringud näitavad, et õpetavad oma lastele, et internetis on viirused.